Isamaalase Tõnis Lukase lubadus seista kõigi legaalsete vahenditega Tallinnas loodava ühendhaigla vastu pälvis palju kriitikat. Tartu poliitikutele heideti ette, et kuidas nemad tulevad otsustama pealinna asju. Vähe jäi kõlama ka ülikoolilinna tegelik mure. Tegelikult on Tartu Ülikooli, Tartu linna ja Tartu Ülikooli kliinikumi jaoks murekohaks see, kui lisaks Tallinna linnahaiglatele otsustab riik ühendhaiglaga liita ka riigile endale kuuluva Põhja-Eesti regionaalhaigla. Sellepärast, et siis tekib täiesti õigustatult küsimus, kas selline samm ikkagi mõjub meie riigi tervishoiusüsteemile tervendavalt. Sellise ühe rahaliselt väga suure struktuuri tekitamine, et see ilmselgelt kallutab tervishoiuteenuste pakkumise mahtu Eesti ulatuses. Kui tõesti kõik Tallinnas paiknevad tervishoiuasutused üheks tuuakse, no mis siis juhtub? Siis juhtub see, et turule tekib selline umbes 50% ressurssi kontrolliv keskus. Turureeglid ei ole päris minu valdkond ja siin ma kindlasti konsulteerin ka majandusinimestega. Ütleb sotsiaalminister Karmen Joller, kelle hinnangul oleks PERH-i liitmine ühendhaiglaga mõistlik. Kui on ohud, siis tuleb vaadata, kui reaalsed need on ja teiselt poolt tuleb arutada seda nii Tallinna kui ka Tartu linnavalitsustega ja mõelda hoolega läbi, mida me siis ikkagi päriselt tahame. Kuigi näib, et vähemalt praegu ei kiirusta riik Põhja-Eesti regionaalhaiglat Tallinna ühendhaiglaga liitma, siis kindlus selles osas ei ole. Küll öeldakse, et hakatakse Tallinna munitsipaalhaiglaid ja PERH-i liitma. Nii palju kui mina tean, siis riigi eelarve strateegias on siis sellise loodava aktsiakapitali sissemakseks isegi vahendid eraldatud, eks ju. Siis järgmisel hetkel öeldakse, et siiski ei ole sellist plaani, et praegu peab tunnistama, et siin Tartu linna vaatest on lihtsalt terve hunnik ebaselgust. Tartu Ülikooli roll või huvi, olles vastutav arstide koolituse eest, on mõistetavalt olla teadlik, et missugused rollijaotused nendest saavad olla ja ma arvan, et on ootustega, et me oleksime dialoogipartnerid nende arenduste juures, mis seal Tallinnas toimub. Tartu Ülikooli kliinikum ei ole üksnes Tartu haigla ja teda iseloomustab ka üks eriline aspekt, me oleme ülikooli haigla, me teeme teadust, me teeme õppetööd ja väga tähtis on võib-olla meelde tuletada, et kui vaatate meie teadustöö portfelli, siis meie koostöö ulatub peaaegu kõikidesse, enamikesse tippmeditsiinikeskustesse Euroopas. Kuid kuidas ikkagi mõjutab Tartu Ülikooli ja ülikooli kliinikumi see, kui ka PERH liituks Tallinna ühendhaiglaga? Alguses viime sinna suuremas mahus õppe- ja teadustööd, kõigepealt õppetööd kõrgematel tasemetel, järk-järgult liigume arsti põhiõppe juurde ja siis tahes tahtmata liigub see gravitatsioonikäse siit mujale. Riigina me peame ka endale otsa vaatama, et kas me oleme üldse suutelised näiteks Tallinnasse dubleerivad õppejõud leidma ja need välja koolitama. Et osasid aineid võib-olla juba oskaksid meie arstid õpetada ja nad oleksid ka pädevad, osadel puhul jälle mitte. Et mina arvan, et koordineerima jääb Tartu Ülikool. Kompetentsi, mis puudutab teadustööd ja seda seost, mis on praegu kliinilise valdkonnal ja siis meie alusteadustega tegelevatel prekliinilistel ainetel, et selle ümber vedamine ei ole reaalne. Meie toetame selle 3 enam-vähem sama suure gravitatsioonikeskuse või raskusega keskuse tekkimist. Üheks oleks siis Tartu Ülikooli kliinikum, üheks oleks siis Põhja-Eesti regionaalhaigla ja siis Tallinna linnahaiglate, peamiselt siis Lääne- ja Ida-Tallinna keskhaigla baasilt tekkiv 3. gravitatsiooniüksus.